Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist. Nagu ikka on rõõm kõiki tervitada, sest traditsioonid ei saa kaduda. Nii nagu viimase 5 aasta jooksul on olnud harjumuseks anda vähemalt võimalikult palju infot, tagasisidet nii valijatele, mittevalijatele, endistele valijatele, tulevastele valijatele, mis toimub Euroopa Parlamendis, siis sama asi jätkub kindlasti ka edasi uue mandaadi jooksul. On 4. september, kell 5 õhtupoolikul, Eestis on kell juba 6 õhtul, nii et enamus inimesi peaks olema töölt koju jõudnud ja istuvad juba telekate ees või teevad midagi muud. Igastahes, uus poliithooaeg on saanud hoo sisse ka Euroopa Parlamendis. Nimelt juba valmistatakse ette selliste sügisperioodi, kui ees ootab ülejärgmisel nädalal täiskogu istungid Strasbourgis. Septembri lõpust oktoobris ootab meid ees ka siis uute volinikukandidaatide kuulamised parlamendikomisjonides. Ootame ka põnevusega ka Kaja Kallase kuulamist väliskomisjonis, kuhu ma ka ise kuulun. Kuidas ta siis suudab esineda ja põhjendada näiteks oma toredaid ärisidemeid läbi abikaasaga Venemaal, kuhu ta investeeris 400 000 eurot, et kasumit teenida Venemaa äridest sõja ajal Ukrainas. Kuidas siis suudab hakata veenma Ursula von der Leyen oma rohepöörde või föderaalse immigratsioonipoliitika vajalikkuses. Nii et tulevad üpriski põnevad ajad. Sel nädalal ongi meil toimunud siin poliitgrupi koosolekud, konservatiivide ja reformistide koosolek toimus eile, kus samuti arutati poliitilist olukorda, mis nüüd siin sügisel ees on ootamas. Samuti oleme pigem sisse seadud ennast kontoris, kuna siin on kontorid vahetunud. Meil on siis maja nüüd teises tiivas kontor võrreldes siis eelmise mandaadiga, kus meie kontor oli siis maja siin keskosas. Praegu uue kontoriga oleme hoopis maja ühes teises küljes. Oleme seal sisse sättinud ennast ja hakanud toimetama. On siin tulnud meie meeskonda 6 inimesi liitunud. Näiteks meedia ja kommunikatsiooniga hakkab tegelema üks võib-olla Eesti paremaid inimesi, kes töötas EKRE fraktsiooni juures Riigikogus, Holger Berg, nii et väga suure kogemuste pagasiga inimene, kes kindlasti oskab paremini meie sõnumit edasi viia ka avalikkusele. Nii et talle ka suuresti tere tulemast. Ja loomulikult meil on ka siin muid abilisi, kes töötavad ikka selle nimel, et meie hääl oleks siin võimalikult tugevasti kõlamas ja meie seisukohad väga selgelt tuntavad. Nii et tööd saab siin teha küll, kui vähegi tahtmist on. Lisaks sellele muidugi, mis siin saladus, et ka poliitiline suvi on Eestis olnud väga tormiline ja üllatuste rohke. Tänaseks on juba need esimesed reaktsioonid juba kätte saadud, nii positiivsed kui negatiivsed, kuna me suutsime ikkagi raputada poliitilist maastikku korralikult selle maavärinaga, mis puudutas siis erakondade ümberkujunemist ja minu liitumist Keskerakonnaga. Nii et on olnud väga põnev. On olnud inimesi, kes küsivad, et kas kuidagi minu maailmavaade või seisukohad muutuvad. Ei, mina ei ole muutunud. Mina olen konservatiivide ja reformistide poliitgrupi liige. Täpselt samamoodi seisama edasi rohepöörde vastu praegusel kujul, illegaalse immigratsiooni vastu, Euroopa julgeoleku eest, nii et pole siin mingit küsimust. Pigem on positiivne näha, et minu liitumisega on tulnud veel väga palju inimesi Keskerakonda ja Keskerakond on ilmselgelt ennast määratlemas selgemalt oma ideoloogias ja maailmavaates ja selle üle mul on hea meel, kui Eesti poliitmaastikule tuleb tagasi võimsamana tugev rahvapartei, kes suudab Reformierakonnaga rinda pista, sest juba täna tuleb meil vaadata tulevikku. Mul isiklikult, kui ma ütlen ka kõigile valijatele, isiklikult oleks olnud palju mugavam istuda 5 aastat Euroopa Parlamendis rahulikult, tiksuda, natuke siin nokitseda ja siis vaata, et kes tuleb mingisuguse hea magusa pakkumisega, et tule meie parteisse või tule teise parteisse, saad mingisuguse koha jälle. Siis minu eesmärk poliitikas ei ole olnud lihtsalt tiksuda või mingit palka teenida, vaid poliitiline eesmärk alati peab inimestel olema midagi muuta, midagi mõjutada. Ja seetõttu tuleb ka täna juba mõelda selle peale, et mis juhtub Riigikogu valimistel 2027. Kas võidab jälle Reformierakond, valetades suud ja silmad täis ja paneb kokku uue liberaalse valitsuse, kus peale valimisi öeldakse, aga me pidimegi valetama, sest muidu te poleks ju meid valinud. Lugege mu huultelt, maksud ei tõuse, punkt. Nüüd saate uued maksud kaela, siis ma võin mürki võtta, et 2027, kui Reformierakond võidab ja paneb kokku uue liberaalse valitsuse, siis järgmisena lisaks automaksule ja praegustele maksutõusudele
tuleb kindlasti ka kinnisvaramaks täiesti raudselt. Sest on ju inimesi, kes aplodeerivad ka sellele mõttele, miks mitte. Aga miks sul on, ma ei tea, 2 maja või 3 korterit? Maksa maksu selle pealt. Mis mõttes bursui siin elad, eks ole, kuskil suvilas ka suviti? Riigi asi ei ole maksustada sinu enda eraomandit ja kinnisvara. See on sinu omand, mille sa oled välja ostnud ja mingisugune Reformierakonna oravad ei tule selle pealt raha endale taskusse panema, et ellu viia näiteks rohepööret või kinni panna Eesti põlevkivitööstust. Ja siis seda tekitatud kahju kinni klattida suuremate maksutõusudega ja uute maksudega. See on täiesti lubamatu. Seega, et seda olukorda vältida, tuleb täna juba tõsiselt mõelda, et milline saab olema Eesti poliitiline tulevik. Ja kui mul on olemas kindlus, et Keskerakonnast saab konservatiivsem, tugev rahvapartei, kes seisab kõikide Eesti inimeste eest, aga kõikide inimeste eest, kes järgivad Eesti Vabariigi põhiseadust, austavad meie riigi ajalugu, meie keelt, kultuuri, siis ainsana on selleks potentsiaali täna Keskerakonnal. See oli minu veendumus. Aga muidugi on inimesi, kes sellega rahul ei ole, sinna ma ei saa mitte midagi parata, aga lõppkokkuvõttes poliitilises elus on nõnda, et arvamusi on kümneid, sadu või tuhandeid, kuid lõpuks otsuse pead sa tegema ise, lähtudes pikast vaatest tulevikule ja lähtudes sellest olukorrast, kus me täna oleme. Ehk arvamusi ja häid nõuandeid võib olla väga palju igast nurgast, aga lõppkokkuvõttes mitte ükski arvaja, kommentaator või muidu teadja ei vastuta Eesti tuleviku eest. Ei vastuta selle eest, et uus äärmuslik liberaalne valitsus ei tuleks võimule 2027. Nii et sellises olukorras pean tegema ikkagi valikuid ja otsuseid lõpuks mina. Aga homme tuleme tagasi Eestisse, sest homme on toimumas Tallinna linnavolikogu istung. Lähen tagasi linnavolikokku, nii et ma ootan juba põnevusega neid vaidluse debatte näiteks linnapea Ossinovskiga ja muideks mainin ka veel Keskerakonna osas lõpetuseks ära ka, et kui peamisteks siis nii-öelda karjujateks ja kriitikuteks on sotsialistid, kes sõimavad näiteks Mihhail Kõlvartit, et ta on teinud saatanaga pakti ja nüüd Keskerakond muutub mingiks äärmuslikuks parteiks, siis järelikult tegelikult sotsialistid ja Reformierakond kardavad. Ja see on väga hea ja see peaks andma kindlustunnet ka kõikidele Eesti valijatele, et kui sinu põhivaenlased, kes ei armasta Eestit, ei hooli Eesti tulevikust, Eesti demograafilisest kriisist, Eesti julgeolekust ja kui nemad nüüd karjuvad, siis järelikult pidi olema üks paganama õige samm ja õige käik. Aga homme Tallinna linnavolikogu istung ootan põnevusega juba, et näha seal väga põnevaid, huvitavaid inimesi, kellega ma saan kindlasti väga hästi läbi ja inimesi võib-olla, kes ei taha minuga ühes ruumis olla, aga peavad olema, sest et valikut neil pole. Järgmine nädal on toimumas mõned istungid Brüsselis ja ülejärgmisel nädalal on juba, nagu ma enne mainisin, Strasbourgis täiskogu istungid. Nii et hoidke kätt pulsil ja jälgige tegevusi, sest mina omalt poolt annan endast parima, et ka teie oleksite kursis kõige sellega, millega siin Euroopa Liidu bürokraadid ja ametnikud igapäevaselt tegelevad. Aitüma teile ja ilusat saabuvat sügist!